tere, mina olen Janek Press ja töötan Milremis. Milrem tegeleb mehitamata maismaasõidukite arendamise ja tootmisega. UGV ehk Unmanned Ground Vehicle on veidi sarnane mehitamata õhusõiduku ehk drooniga, mille teine nimi on Unmanned Aerial Vehicle ehk UAV. Lisaks on veel olemas mehitamata veesõidukid, mida ka Eestis toodetakse. Tuttavas linnakeskkonnas viib Starshipi pakirobot paki kohale. Triodi-droonid on kasutusel kaitsetööstuses. Saaremaal ehitab Baltic Workboats isesõitvaid laevu. Aga mis saab siis, kui lennutamiseks on pakk liialt raske, pole vett ja puuduvad teed? Milremi lintidega UGV-d on järjekindlad ronijad, mis on mõeldud sõitma kõige raskemates maastikuoludes. Autonoomne liikumine ettearvamatus keskkonnas on just see kõige vingem väljakutse, mis minu jaoks töö Milremis põnevaks teeb. Näiteks sõitmine ühest punktist teise. Simulatsioonis on metsas puude vahel liikumine päris lihtne. UGV kaardistab ja määrab oma asukoha kaardil. Struktureeritud keskkonnas ja näiteks linnas teedel sõites võib juhtuda, et üks masinapool on raskem kui teine. Ja kui annad korralduse otse liikuda, kaldub masin teelt ja peab sellest suutma aru saada ning korrigeerida. Kaardistamine on raskem, sest keskkonnas on palju variatsiooni ja asukoha määramiseks tuleb kombineerida mitmete sensorite andmed. Näiteks on levinud GPS-signaali ja olemasoleva 3D-kaarti sobitamine reaalaja lidari ja kaamerate andmetega. Õnneks saab siin kasutada mõne alemprobleemi lahendamiseks masinõpet, mille treenimiseks on palju andmeid tarvis, mida saab nii ise koguda kui ka paljudest muudest allikatest. Struktureerimata keskkonnas, nagu näiteks metsa vahel või raiesmikul, läheb väga põnevaks, sest lisaks algsele missioonile tuleb robotil ellu jääda. Planeerida oma teekond tundmatus maailmas, ronida ja tehtud valikud ümber hinnata. Masinõppe treenimisega on samuti keeruline, sest eeldusi saab teha väga vähe.